tegin selle või? Selle me käisime Oskariga just discgolfis, tegime tema kanali jaoks video ja nüüd me otsime Emmet ja Laurenit, kes siin on kuskil, kes käisid loomaaias ja nüüd on siin rannas, ootavad meid kuskil. Ja siis see discgolfi onu Panu, kellega me olime suhtlenud mitu korda, aga täna esimest korda kohtusime, see arvas, et Oskaril on sünnipäev ja siis asjad. Oskar, näita, mis sa kingiks said? Mini. Nii, miniketas. Kaasa on peal kirjas. Ja mis see on? Sellise. See on ketta puhastamise rätik, jah? Meil on kirjas Natural Born Discgolfer. Okei, äge. Kuidas sul see ring täna välja tuli, mis video jaoks läks? Päris hästi. Olid hea visked ja paar head rada ka. Aga jube väsitav oli selles mõttes, et lõpuks me algus plaanisime, et teeme 2 ringi, 1 prooviringi ja siis filmimise ringi. Aga juba 3. raja pealt me läksime algusse tagasi, ütlesime, ei jõua nagunii 2 ringi teha. Et parem teeme 1 ringi ja kohe filmime. Aga ilm on nagu näha ikka ilus. Ennustuse kohaselt oleks pidanud tegelikult juba hakkama täna vist juba nagu viletsaks minema, aga tegelikult on meil täitsa ranna ilm. Ja meil on jäänud veel neljapäev ja reede ja siis sõidame koju. Ja meil on päris mitu asja veel tegemata, on nii, jah. Muuseumisse peame minema, siis peame tegema neid merekarpe. Ja mingi asi oli veel, mis me tahtsime teha. No ühesõnaga, eks siis filmist selgub. Rafael Nadal mängib oma nimelisel väljakul. Võimas. Nii, nüüd ma tahan näidata, mis täna valmima hakkab. Kus need karbid on? Siin on põhisüüdlased. Täna hakkad. Kuidas neid tehakse siis? Kas te räägiksite, palun? Jää külmas. Räägiksite, kuidas neid tehakse? Neid tehakse veini kastmega. Koort ja veini ja sibulat ja küüslauku ja... Keedetakse, jah? Kui palju, kui kaua? Selle panin juba siin. Kui kaua neid keedetakse? Kui kaua neid keedetakse mingi... Ma ei tea, ma vaatan retseptist järgi. Okei, ja mis kõrvale tehakse? Friikad käivad sinna kõrvale. Okei. No okei, saame näha. Palju selline maksis, kui ma küsin ka? Ilmselt siis mingi, kui teised asjad maha võtta, vein ja need maha võtta, siis ma arvan... 3 eurot. Vein, need ja jäätis läks 11. Jah. Okei, see on eriti huipu siis. 6 jäätis, 1 vein ja... No okei. Mustad, jah? Sellepärast need olid nii odavad, et need olid puhastamata jumalukene. Okei. Aga äkki selle võrra tulevad paremad? Valmis, jah? Ei ole valmis, alles hakkame tegema. Ei, ma mõtlen puhastamine. Jumal, see oli pool tundi tööd. Ja ei, meil on mingi... Ma pean küsima liiga käest, et kas nüüd saab poolt... Äkki sellepärast osabki need väiksed kaupa, et need ei ole ka nii tuleb puhastada. Proovib katsetada keemik, noh. Ja. Järel tuli. Kriminalistikas. Nii, mis järgmine samm nüüd on siis, kui see sodi valmis saab? Siis tuleb panna see potti, siis tuleb vein peale panna. Ja siis tuleb need karbid sinna sisse panna. Peate kiiresti jooma seda veini, muidu läheb kõik raisku. Ei. Teil on eraldi vein. Joogivein on parem. Okei. Selline vein, hüppava tädiga. Äge. See ei ole ju, see on nagu... Nii, sisiseb, asi sisiseb. Vaata korki. Teisel oli teine kord. Paneme siis selle. Äkki panen teine. Maitske ikka kõigepealt. Okei. Võtke pudelist kogu üks lonks. Saate teada, kumb parem on. See on soe. Noh, meki teist ka nüüd otsa kohe, saab aru. See on nagu magusam, paneme seda.
oi, see on hea. See on nagu, noh, jah, see on, ei, see parem. Kaks tassi. Nüüd see läheb keema ja siis paneme karbi. Abi vaja. Nii, ma ei julge panna sinna niimoodi, et käega panen. Hakkab Vana sisse käib. Sooreta, vaata, tuli nagu sooreta. See ülesanded on jagatud. Äkki ta pulbiga ja ma ootame, et see mingi. Mis eeldavalt nüüd on, Laura, räägi meile. Mis sulle anti? Motsid. Ja, mis need motsid on sellised? Need on siuksed, Tere rääkis, et need on jäätis sees ja praegu need peavad veel jahtuma. Need peavad sulama. Ja mis siin ümber? Ahaa, see mango on ümber nagu, jah? See on Tainas. Wow. Spetsiaalne jaotus. No, eks siis ootame, kui palju ta peab sulama siin siis? No 20 minutit. Okei, siis pärast kommenteeri. 20. Ta mis nüüd Triinu peab tegema? Kinnised karbid. See on kinni, jah. Jah, ja räägi, kuidas me kunagi, kui me esimest korda sõime neid. Mis need kinnised on, nad pahaks läinud? Jaa, need ei kõlba kuhugi. Ja me olime restoranis ja siis mõtlesime, et peab ikka kõik ära sööma. Siis me tagusime neid kinniseid lahti ja siis sõime neid. No võt, on pro tipp. Ma arvan, me ei ole ainukesed, kes niimoodi teevad. See on niimoodi, kui sa koks vajutad talle peale ja ta teeb lahti, siis on okei. Aga kui ta ei tee, siis ei. Kas sa oled mõne leidnud ka, mis pole lahti tulnud? Äkki peaks mingi suurema taldriku tooma, et sorteerida? See on ka lahti. Ühtegi kinnist ei olnud, super kvaliteet. Nii, ja nüüd hakkame siia sisse tegema kastet või? Okei. 2 tassi vett. Ikkagi 1 tass vett ja 2 koort. Keema. Sul pipari ongi kõik. Noh, kommenteeri nüüd siis. Väga hea. Väga hea. Mille sarnane see on? Mille sarnane see on? Mida see meenutab teile? Mango jäätist. Ongi nii või, Oskar? Jaa. Anna ma maitsen ka siis. See on tõesti nagu üliäge mango jäätis. See on nii ja siis see läheb seda värsket mõtted nagu tehti kohe, kui me täpselt nagu üle letti, mis see tellisid. Ja see oli kui šokolaad mango. See on nagu mingi toores tainas oleks ümber ja see tainas on ülimõnusa selle mango maitsega jäätis on see super äge. Mis siin rindel toimub? Nii, kaste hakkas keema. Segame need ära kastmega. Äkki kulbiga saab kiiremini. Näe, vaata, siin on kulp, Triinu. Võta see väga. Võta. Nii, see oli ainuke, mis ei kvalifitseerunud. See oli kinnine. Valmis. Ketšup küll siia ei sobi juurde. Friikad söödi ära. Friikad olid ka plaanitud, lapsed tegid sellele otsa peale. Laura ütles, et oi, mul on kõht nii täis, ma ei taha ühtegi friikat ja siis sai kõik ära. No nii, proovime siis. Homme hommikuks ma mõtlesin, ma panen ennast hästi viisakalt riidesse. Lähen uuesti sinna poodi selle polsaga. Ja siis vaatan, kas uuesti otsivad mu koti läbi või riivavad jälle mu tundeid. No kes maitseb ja kommenteerib? Ei tea, ma ei julge. Ei saa julge. No, ma ei saa. Tule sina siis mekkima. Või nüüd on kõht täis. Jaa. Päriselt hidroonikud võiks olla. Toon. Aga väga. Nüüd rohkem piisab.
Soola ka on piisavalt. Lauren, näita mulle oma sokitaldu. Ma tahan näha. Ei, ma ei näe. Nii tore, et te ikka sokkidega otsustasite siin basseini ääres. Ja kus Oskari plätu on? Nüüd mul jäi suum peale, ma ei suuda seda enam välja suumida. Lauren, räägi, miks Oskaril üks plätu kadunud on? Sest ta loopis seda mingi, ma näitan. Sest Oskar ja no näita, mis ta tegi sellega? Ta loopis seda niimoodi. Ja siis nüüd kaotas selle ära. Ja selle Oskar mõtles nendele plätudele 2 uut mängu nendega. Üks oli plätuga discgolf ja teine oli lutsu viskamine plätuga. Näitab, mitu lutsu tuleb, Oskar? Ja vaatame. Vaat nii. Vot sellised on meie lapsed siis. Täna on meil pilvine taevas. Täna on neljapäev ja täna on tenniseaeg. Ma tahtsin teie tähelepanu juhtida teile, kui ägedad toolid siin on. Tennise tool nagu ikka, aga see kiri siin peal, vaadake. See on mõeldud nõukogude inimestele mängimiseks. Ikka me oleme jälle nende juures. Ma võtan šokid ja jalanud ära. Nüüd saame võtta need maskid eest ära, sest mitte kedagi ei saa. Lailu, räägi, kus me oleme? Ja rannas, aga täpsemalt? This one, wine list, this one, menu list. Thank you, madam. Ossu pani juba minema. Lauren, kas sa räägid, kus me oleme nüüd? Rannas oleme. Rannas, mis asi? Kas rannas on kaetud laud tavaliselt või? Kas me tulime siia randa või tulime mingi muu eesmärk oli veel? Meie oleme Oskariga siin ja siis teie sööte olete siin. Okei. Triinu, räägi sina siis, mis koht see on selline? Ma ei teagi, siin saab mingit head kala. See on selline grill kohe selline. Okei, ma olen kohe filmin seda grilli. Mine grilli, ma grillima veel ei lähe, ma olen filmin. Siin vist valmistatakse mingisugust seda kalakest. Vaatan, kas mul lubatakse siin filmida. Siin on see restoran. Siin tehakse lõkke. Siin istab ka mingit värsket kalasaal. Inimesed siin kõik jalutavad promenaadil. Täna on meil eelviimane õhtu. Näed, vaata, mis siin on saksa keeles. Siin on saksa keeles. Siin on kodune keel. Siin on kodune keel. Näed, rõõba peale. Lastemenüü on olemas. Ühesõnaga siit ülevalt osakonnast me midagi peame tellima. Valisime just sellise koha, kus oleks rand. Sest on teada, et Oskar ja Lauren lähevad täiesti hulluks ära. Kui nad ainult randa saavad. Kuigi täna juba lapsed hakkasid rääkima, et tahaks ikka koju ära. Mõlemad hakkasid rääkima. Et tundub, et hakkab ammenduma see aeg siin. Oskar ütles, et temal on liiga palav. Tema tahab külma Eestisse tagasi. Ühesõnaga, saime teada, et tasub meil tellida. Me ütlesime, et me tahame seal selle grilli peal, mis on tehtud ja siis öeldi meile, et peab siibassi tellima. Ja siis öeldi, et siibas võtab 40 minti aega valmistamine ja see teine köögi värske kala on 20 minti, siis me ütlesime, võtame ikka selle 40 minti, mis läheb, et saaks selle, mis ta seal õues valmistab selle tule peal, võt nii. Joogid saabusid. Siin on Issile selline nullo
lastele veeke ja siin on kuiv vein ja siin on kõige põnev asi. Nii, mis asi see on siuke? See on nagu mingi Tinto de Verano, suvevein. Suvevein. One moment. Yes, okay. Kalapulgad. Või siis need. Käsi on must. Näe, ma annan sulle selle kätte puhastas asja. Näe, ossa. Okei, Oskar peseb ära ja siis läheb uuesti vette. Kuule, mis sa tahtsid kalapulki, jah? Jah. Mis sina tahad? Kas sa tahad kananagitsat, kalapulgad, spaghetti, pitsa? Ei ole. Ma vaatasin, et on mops. Aga Laure, mis sa tahad? Ma tahan ka kalapulki. Okei. Aga kuidas Oskar saab endale seda? Oota, ma annan sulle. Ei, see pidi olema, vaata see. Anna siia. Näen, see on hoopis nii. Oota, Oskar võtab tüki saia. Näe, seal on mulliga vett ka sulle. Okay, we You take like this half? one. There's no in fire, this in kitchen. This one? Yes. All right. Okay. And manchego cheese. What starters? All right. Jumal, kui suur see oli. Nüüd kutsute mind vaatama, et saaks teha pilti, kuidas meie kala siin valmib. Siin ta ongi üle soolatud. Nina pidi pandud sinna sisse ja siis siin niimoodi suitsetatakse. No kelle energia teil on? Hobuse. Ja sinul? Näed, seal on Koera. Oskar, seal on Sinul on koera energia, sinul on hobuse. Vaata, meil toldi eelroog siin vahepeal. No see on sai, ma mõtlesin, need on pähklid. Ma tahan ka. No meki siis. Ei! Mine seal. Ready, steady, go! Juba hea, lastud lahti saamise viis. Go! Nii, Oskar püüab Laureni kinni. Oskar püüab Laureni kinni, Lauren veel juhib praegu. Ai. Oskar võidab! Oskar ei hakka midagi jooksma, Oskar hakkab sööma praegu. Näen ketšup. Viimase jooksu üle sõitma. Okei. Kus sa lähevad seal sama aeglaselt kõnnimal nagu see peremees. Salaad on hiljem. Miks ta ära hüpata ei taha siit, ah? Tal on seal hea turva. Ta kardab äkki. Ei, ma arvan, et ta on turvane. Ta ei puutu ega näe. Triinu, sa oled näost täpiline nagu lepa Triinu. Olen või? Jah? Mingi allergia vist. See vein ei mõjunud sulle hästi, näed. Ei, see päike ka. See päike on nii Toondi meile soolepipart juba. Kohe peaks kalaga saabuma. Oho.
sellest jääb meile küll väheks natukene sellest kalast. Sellest me küll kõhtu täis ei saa. Need neerud ja need asjad laseme kaasa panna endale nüüd. Nendest teeme kodus suppi. Nii, pipart, soola. Ja siit ei tule. Saad ei lahti. Nii väike sidrun. Ja. Nii. Ja nüüd proovige. Ja kommenteerige. Päris hea. Signorile tuuakse ka. Grazie. Mul on juba tühi. On käed väga puhtad, Lauren. Mis asja te teete seal? Jookseme. Või oleme vees. Kas vesi külm ei ole? Mõnes mõttes on, aga sinu jaoks võib-olla ei ole. Lauren on jälle suu täis. Klassika. Nüüd siis kõige põnevam osa. Mis ei vaata emme? Kus ta on? Kiisu-miisu. Kiisu-miisu. Kus sa Oskari plätu panid? Palun ütle. Okei, kus me sõidame, Lauren, nüüd? Me sõidame muuseumisse vist. Jaa, vist. Või kindlasti muuseumisse. Mis linna? Alavasse. Jaa, mitu päeva meil lõpuni jäänud on veel? 1. Homme on koju sõit ja siis täna on muuseumi külastus, eks siis seda saab filmida korralikult. Ma tahtsin kohvijuttu ka rääkida siia vahele. Iga kord, kui me Itaaliasse saabume, siis saab öelda, tõeline kohvisõltlane saab öelda, et finally good cappuccino. Aga seda, olles nüüd lürpinud 2 nädalat, seda filtrikohvi, maailma kõige ädisemast filtrikohvimasinast, julge sissi väita, et siin puudub see kohvikultuur selles riigis. Emme ütles selle peale, et ma olen lame maalane, kes istub oma filtri ääres ja väljas ei käi ja ei teagi, kus siin see hirmus kohvikultuur on. Ja siis me käisime siin uhkes restoranis vahepeal, kus siis olid tapased ja japased ja kõik värgid ette taha, korralik teenendus. Mõtlesime, et teelime siis lõpuks hea cappuccino ja siis toodi mingisugune masinalurr hullem kui Inglismaal. Ja vot täna siis lähme uurima seda Malagasse, kui kõva see kohvikultuur on, siis mina väidan, et siin seda ei ole ja ütleme, et see filtrikohv on nii hea, et me üldse selle siin saime. Emme väidab, et kuskil on siin peidus hirmus kohvikultuur, täna saame teha. Oissu, vaata, siin on meie golfipood, Sunshine Golf. Nii, nüüd lähme siia. Teeme esimese testi, kohvitesti sellest bensujaamast. Inglaste oma. Kõlab hästi. Võta suur, jah? Nii, tundub, et siin vist saab isegi õiget kohvi. Kohe saame teha. Siin on nüüd siis näidis sellest, mida nad söövad siin. Ütleme nii, et ma ei ole kunagi väga vaimustuses selle riigi köögist olnud. Aga see, mis me seal Marbella vanalinnas saime, need tapased olid päris head, ma ütleks. Kuidas sa eilse toiduga rahule jäid, Oskar? Väga. Eilne õhtune rannas see õhtusöök oli äge. Kas söök oli äge või see liiva sees jooksmine oli ägedam? Ägedam. Et seal taga tehakse ka mingit võileibu. Äge silt on siin üleval. Kas sa eestikeelse köögi leiad üles seal? No võt.
eestlased on ikka Marbeias korralikult kanda kinnitanud. Ma sai lahti. Seda ta tegi küll õige aparaadi juures, proovi järgi nüüd, siis on siis õige või ei ole? On siin kohvikultuur või mitte? Mul midagi ei juhtunud, aga Oskar veel... Päris hea. Ma ei saa. No ma proovin ka siis. Parem see filtri oma. No seda kindlasti, aga... Kuule, see on täitsa õige kohv. Me leidsime sealt restoranist ühe sellise tahvli, kus oli kirjutatud mitmes keeles köök peale. Arvake ära, kas eesti keeles oli köök sinna kirjutatud? Kook oli. Ei. Kas oli õieti kirjutatud eesti keeles köök või ei olnud? Oli küll. Vaadake laineid, tee on meil juba tuttavaks saanud siin, me sõitsime discgolfi korduvalt. Malagas tee on sama, ohi, kus on lained. Ja teatas, et see ema tahab täna minna uuesti mere äärde. Aga ma pole kindel, et meil selleks peame asjad kokku panema ja siis on võib-olla. Me pidime täna viimase grillõhtu tegema. Kõik jäänused ära killima. Ja vaata, kus on tuul, lipud. Lipud! Miha! Oo, see on äge. See on nii suured lained. Need on pooltki sama suured kui need. Paksuvad siia vastu. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. My Delilah. See, that girl was no good for me, but I was lost like a slave that no man could free. At break of day when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. Knife in my hand and she left no more. My Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, magab seal, kuidas sa sinna saanud? Mis? Kass? Kuidas ta sinna saanud?
siin on Malaga muuseum, kuhu peaksid Euroopa Liidu kodanikud saama tasuta sisse. Lähme vaatame. No nii, Lailu, mis seal pildi peal toimub, räägi? Ja hobuse seljas istub inimene ja siis see inimene peab selle hobuse sellest panema mingi tokkaid sellele härjale selga ja siis kui ta paneb kõik ära, siis on vist veididega. Vanasti ei pandud okkaid, vaid vanasti käis elu ja surma peale. Nüüd panevad mingid okkaid, et oleks humaansem. Aga härja võitlus, näed, jah? Ja üks onu on maha kukkunud sealt seljast, näed või? Ja miks tal see, mis seda härga ärritab? Millega ta... Punane värv. Jah. No võt, see on umbes sama nagu emmele, kui mingi navi anda kätte, siis emme läheb sama närvi nagu see härg, jah. Veis on see kõige hullem, mis ajab teda närvi. Vaadake, kes siin on. Vallu. Vallu on ka siin. Näe, Liidia Koidul on ka siin. Uskumatu. Täiesti uskumatu. Vaatame, kas veel tuttavaid on siin. Näe, vaata. Kas te siin veel näete tuttavaid? Näe, vaata, see on... Oo, see on Jeesus. See on ka meile tuttav. Vaat see on issi lemmikkoht. See on jacuzzi, vanaaegne. Purskkaevu juures poseerida. Siin juba käib poseerimine. Siin tehakse Instagrami pilte. Need lähevad kohe ülesse Instasse. Fabulous life. Isi räägib ka siis ajaloo vitamiini siia vahele. Et Rootsi sõjaväkke kuulusid Soome hakkapeliidid. Ja hakkapeliidid olid oma nime saanud selle järgi, et karjusid soome keeles hakka päälle. Ja siis need olid sellised kiirreageerijad, kellel oli hobune, üks püss ja siis üks mingisugune pistoda. Ja siis nad lendasid peale niimoodi kuskilt. Ei tea, kuskilt tulid välja ja tegid kiiresti rünnaku. Ja neid hirmsasti kardeti, neid sõdalasi, hakkapeliite. No Lauren, räägi meile. Mis siin pildil on? See on Malaga 1870, aga ära näppu vastu pane, on ju. See onu jälgib. Nii. Jaa. Mis see kitarriga onu teeb? Ma ei tea. Mina tean, rokib. Võtame järgmise. Mis edasi? Mis siin vasakul? Siin tassitakse mingit kulda või mingit kivi või midagi. Siin tuuakse mingit kontrabandat tuuakse laevaga kohale. Nii, mis edasi saab selle kaubaga, vaata? See lastitakse maha ja viiakse hobusega minema, on nii, nii edasi. Siin kasutatakse kanu. Ja. Siin kasutatakse lapsi. Ja. Keda siin taga kasvatatakse? Lambad ja kitsed. Nii, mis need härgadele pannakse? Mingid asjad. Huvitav, täitsa huvitavaks tal, mis asjad need on, mis tooted need on, mingid
hein, see ei ole heina, siin ei kasva, aga mis asjad need on, mingid palmilehed või? No tubli, Lauren. Ajalootund missugune. Lähme siit. Näete, siin on siis akt ise ja siin on after party ja sellele show after party näete siin mingi pudel on maha läinud juba, mingi onu on jumala heas tujus, siin valatakse juurde, et siin on ühel onu on juba paha, siin on grupid, kes tulevad backstage'i. No Oskar, kas sa loed välja, mis selle pildi juurde on kirjutatud? See on orjatüdruk müügiks. Vanasti müüdi inimesi niimoodi. Täpselt sama hispaania ja indis keeles. Huvitav. Ei tea, kes see on? Jeesus Kristus. Oleme nüüd Venemaal või mitte? Mulle tundub küll, et... Me oleme Putini lossist. Jah, see on nii tuttav. Nii tuttavad vaated Putini lossist. Emme, kus sa viid meid nüüd? Meil toimub jälle traditsiooniline peaväljaku otsimine Malaga linnas. Lauren, vaata, kutsu on siin. Mine tee pai talle. Mis teile muuseumist meelde jäi? 2 asja. Lailu, sina ütled ühe asja. Oskar, sina ütled teise asja. Noh? Lauren, üks asi. Sul ei tule midagi meelde, siis sa... Muidugi jääme siia. Super ilus koht, vaadake. Lauren juba näitas. Kalmaarirõngad, vau. Need on lastele, näed. Kananagitsad, mingi kartulid, kalmaarirõngad. Mis sinu toidu nimi on? Ei tea. Oskar, mis sinu toidu nimi on? Ei tea. Sama, mis Laurenil. Oleks õige vastus. Kana nagitsad, jah? Emme, mis toit sul on? Asfaltsia supp. Jah, ja issil on... Teate, mis issil on või? Selle nimi on Russian salad. Tuunikalaga vene salat. Ja väga populaarne eelroogi Hispaania baarides. Niimoodi oli kirjutatud. Täitsa maitsev on, ma ütleks. Ja ma unustasin veel lisada, et mida muud minusugune paadunud venelane ja ikka muud tellib kui vene salatit. Nüüd, kui oled seda maitsnud, võin kommenteerida, kuidas mulle see salat maitseb. Meenutab mulle sama nagu, kui Inglismaal ostad poest tuunikala võileiva, sellise 3-nurkse, põhimõtteliselt sama laks, ehk siis päris hea. Oskar, räägi selle linna kohta paar sõna. Malaga linna kohta. Mitmes linn see suuruselt on Hispaanias? Sevilla järel, väga õige. Millised kuulsused siit pärit on? Picasso ja mingi Antonio. Picasso või? Ja teine oli kuulus näitleja Antonio Banderas. Ja palju siin inimesi umbes elab? Rohkem kui Tallinnas.
1 miljon on koos äärelinnadega, 600 vist on umbes see linnaosa, nii et päris suur linn. Ja siis, mis impeeriumi osa ta oli? Rooma. Mida? Okei, vahet ei ole. Räägi siis, mulle tuli meili peale mingi tervise asi. Mis see asi see on? Tuleb täita enne kui Eestisse saabud. Ja mis sellega? Lihtsalt, et sa oled teadlik, et sa lähed sinna isolatsiooni. Ja siis mis see plaan on siis, et test tehakse meile või? Lennujaamas tehakse testi ja siis 6 päeva pärast peame uuesti minema testi. Ja siis peame olema eneseisolatsioonis 6 päeva. Okei. Me oleme 4 korda 3 testi. Täna on reede õhtu. Huvitav, kas sellepärast on siin selline meelu? Kell on kui palju? Sest praegu hakkab rahval tööpäev läbi saama. Rahvas hakkab baaridesse kogunema. Mis kell on? Kohe? 15:28, 20 kraadi. Noh, ideaalne. Ma arvan, et see ongi põhjus, et siin... Adiós, muchas gracias. Veel üks äge tänav. Kus sa lähed nüüd? Lähme sisse, küll seal on. Ei ole. Peab olema. Küsime. Trash? Jah? Siin ei saanud aru, mis siin on. Selles peabki nagu lugema. Näed, see on küll ink on paper, see tähendab, et see on tintpaberi, tingi joonistus. See vist künnist saab tehtud. Jah. Aga see on kallis just. No vaata, millest see on tehtud. Näed, see on õli. Oil on kallas, vaata. Õli kanga. See on õlikanga. Vaata, ei saaks see. See on õlikaneeli peal. See tähendab, et õli puu peale mainitud. Vaata, see ei ole kanga peale mainitud, ega paberi peale. Puutüki peale joonist. Näed, sellepärast ongi see kirjutatud, et oil on päne. Kanvas on see riidest. Kuidas ta kirjutatakse seda? Riiavad. See on siis, kui võtad puust raami ja tõmbad riide sinna pingule peale, siis tekib selline lõune. Mis see kanvas on? Kanvas on see paber, see fusioonist. Ei, aga see on tegelikult tekstiil, nagu tõmmatud raami peale. Näed, vaata, oil on kaartpool. Kaartpool on papitükk. Et õli maal papitüki peale. Vaata, mis selle nimi on. Klaas on selle nimi, see klaas, vaata.
ajalehe peal. vaata selle on klaas ajaleht ja täring. vaata, täring siin on. mis see on? See on ka klaas. ja see on ka papitüki peal. täpselt, vaadake, siin on näha, kas lõued tehakse, tule vaata siin külje peal. võetakse riie ja tõmbatakse sellise klamberlööri, tõmbatakse pingu nagu truum. rahulik elu kitarriga. Kuule, see mulle meeldib. Kuule, mul kaamera käis kogu aeg. Jumaluke. See on sinu lemmik. Mis selle nimi on? Ma ei tea. Sõduripea. Sõduripea, väga õige. I have not painted war because I am not the kind of painter who goes in search of a theme like a photographer. But war certainly exists in the pictures I painted at that time. Picasso produced Woman with Raised Arms in 1936. Although it is inspired by his partner, Dora Maar, whom he met that year, the painting transcends the idea of the portrait. The sense of movement expressed by the female figure, the curved forms, the large eyes open wide, the loose hair, are all painted with vivid, contrasting colors and convey a convulsive state that reveals one of the characteristic ways Picasso depicted emotion, drama, passion, and violence. See on teine lemmik. See on su teine lemmik. Ja kes siin peal on? Musketär. Mõõgakangelane. Mustlane, jah. Oskar valis ka endale lemmikud. Võt need kujud, et on tema lemmikud. Siin valmistatakse juba aega ette järgmiseks klientideks. Lauren avastas enda jaoks, et grilli üles seadmine on jube äge asi. Ja ma andsin talle ülesandeks, et tuhksid kõik ära kühveldada. Ja Laurenile hirmsti meeldib see tegevus. Kivi jälle. Ja homme me peame siit kell 11 kadunud olema. Ja siis on meil aega kella 6-ni. Ja ma ei teagi, mis me siis teeme. Kas lähme mängime kuskil tennist? Aga siis ma ei tea jälle, kuidas me ennast ära peseme, aga midagi mõtleme välja või lähme kuhugi randa või mida. Kas see on lukku pandud või? Ei tea. Vaata, see on lukus vist. Vaata. Nüüd. See on nüüd Laureni uus lemmiktegevus. Nende valgete asjade süütamine. Jaa. Siis kui nad põlema lähevad, siis me hakkame sinna peale kuhjama. Siin on meil üks terve see söekott veel. Issile ka hirmsasti meeldib selline jebimine selle tulega. Tere hommikust! Täna on siis meie viimane päev, me peame siit välja kolima tunni 2 jooksul.
ja Lauren räägib meile eilsest päevast. Mis sul käes on? Mul on vedru, mis ma sain ühest muuseumist, kui me eile käisime. Picasso muuseumist, jah? Jah. Tead, miks on hea, et sa selle said sealt või? Sest kui me sõitsime koju, siis toimus meil Hiina poe intsident. Lauren tahtis hirmsasti Hiina poodi minna juba seal Malagas. Aga ma ütlesin, et lähme parem oma Hiina poodi. Ja seal Hiina poes Oskar hakkas jälle magneteid miilustama. Pilles ühe magneti maha. Seal oli mingi seniorita magnet, millel tuli pea otsast ära. Ja siis lähme jalutame alla, näitame, kuidas Oskar meie karukoopas magab. Ja siis see tädi nõudis, et makske kinni see, siis ma ütlesin, et ei maksa, et see oli õnnetus. Siis ta ütles pool raha, ma ütlesin, et ei, me ei maksa seda. Ja siis me ei ostnud sealt mitte ühtegi asja, nüüd kui Lauren seda... Ta ütles, et ja siis me põgenesime sealt poest. Ühesõnaga Hiina pood ei jätnud meeldivalt meiega hüvasti. Aga vähemalt sa ostsid selle vedru sealt Malagast juba ära. No Oskar, näed, siin on minu ja Oskari karukoobas. See on meie lemmik magamiskoht, tuli lõpuks välja. Aga issi, Ja? et Emily vaata tahtis käset popitid ja siis ma ei saanud sealt on ja nüüd lennujaamast võib-olla ma saan talle, kui ma ei leia kuskilt. Te lähete täna Mihhasesse shoppama ja me lähme Oskariga sealt võib-olla ma leian. ja me lähme viimasele discgolfi ringile veel, see jääb teele. Ma näitan hommikuti, me siin Oskariga siis magame niimoodi. Mida päev edasi, ta parem uni meil oli, siis hommikuti, kui minul läheb uni ära varakult kell 8 või 7, siis ma lähen siia vanni. Siis ma olen siin mingisugune aeg ja siis ventilatsiooni siin majas ei ole. Et siis kui tahad, et siit see vanni sooja vee aur välja läheks, siis tuleb see aken ilusti lahti teha. Siis on nagu okei. Ja samal ajal Lauren ja Emme on siis avastanud endale. Alguses nad magasid seal toas, aga nüüd siis nad kolisid sinna ülesse, kuhu me nüüd lähme. Ja siis nende ööd möödusid seal. Ja Lauren oli väga õnnelik, et ta magas seal väga hästi. Ei lähe discgolfi. Muidugi lähme, see on super plaan ju. Te lähete shoppingule ja me läheme discgolfi. Ei sobi või? Ei hakka midagi sadama, jumala ilusid taevas on. Okei, aga rääkige siis sellest Malagast teile. Malaga oli super äge linn minu arust. Selline ilus ja vanaaegne ja ikka nagu linn. Et siin need on nagu mingid villade asumid siin ümberringi. Okei, see Marbella oli ka nagu linn, aga noh. Aga mitte nii äge. Jah, see Malaga väärib nagu veel külastamist. Okei, asjad on meil koos vist enam-vähem, jah? Ma arvan, et siin tõmbame oma video selleks korraks kokku. Kõik oleme elus terved. Eestis ootab meid nädalaajane karantiin, mitu koroonatesti ja nii edasi. Ahoi, Lauren, lehvita siis.